Eelmises osas kohtus Karl 56-aastase pausi järel laulupeole mineva Kihnu saare naiskooriga, mille ridasid täidavad teiste seas viimati 1969. aastal peol osalenute lapsed. Vanemate või vanavanemate mõjutus, inspiratsioon ja kirg muusika vastu oma võsukeste suunal on keskmes tänagi. Tabasime Järvamaalt 2 orkestrit, kus sugulussidemed on sama läbi põimunud, kui tantsupeol tantsiva tüdruku punupats. Orkestritega algaski üldse see laulupeo liikumine pihta kunagi ja kui me ei kujuta ette ju laulupeo rongkeiku, kus ei ole puhkpilliorkestreid. Et me näeme seda, kuidas inimesed hakkavad kaasa elama, kuidas mängijate seljad lähevad sirgeks, kui neil hakatakse plaksutama, sest ega tegelikult suurel peol rongkeigus marssimine on väga raske töö. Ja ma mäletan ise, et kui ma olin ikkagi selline väga noor ja läksime Tallinnasse laulupeo rongkeiku, siis ma mäletan ühte poissi, kes ütles, et kuule, kas siin on ju veel pikk maa? Me olime kuskil seal Kadrioru kohviku juures. Üks naljamees ütles, et no sama palju veel minna. Ma olen küll tagasi. Orkestrid on olnud ja nad jäävad, aga me peame selle nimel ikkagi kõik koos vaeva nägema, neid tunnustama ja märkama neid selles laulupeoprotsessis. Et ma olen ise öelnud, et räägitakse laulu-tantsupeost, et tegelikult ju pillimängijatest eriti väga palju ei räägita, eriti puhkpillimängijatest. Aga me oleme olemas, me oleme tüütud, et me oleme pasunaga tügimisel lauljate vahel, kui nad kõik kogunevad sinna laulukaare alla ja me tahame minna oma pultide ja nootidega. Ülle Välimäe haigestus musitseerimise palaviku Kabala külakoolis, kus 66 õpilasest 33 mängisid legendaarse kultuurikorraldaja August Pärli käe all sealses puhkpilliorkestris. Tänaseks on Ülle ise mullu elutööpreemiaga tunnustatud Järvamaa kultuurielu edendaja ning ka suheorkestris olemisega kestab, sest naine on eufooniumi mängija orkester Türis. Me tegutseme üle 20 aasta juba ja meil on väga vahva dirigent Ants Oidekivi, meil on suur orkester ja meil on palju õpilasi, muusikakooli õpilasi ja nagu ikka sellel puhul, et ühed lapsed lähevad ära ja uued tulevad asemele. Aga rõõm on näha neid kasvamas ja arenemas ja näha seda, kuidas nad kasvavad nagu pillimängu usku. Ütlus, et käbi kuku kännust kaugele, peab Viljandi Kultuuriakadeemias orkestrijuhtimist õppinud Ülle peres paika. Pillimängu usku kasvasid nii Ülle tütar Meelika kui ka lapselaps Johannes. Esimene on Kohila kunstide kooli muusikakooli orkestri dirigent ning teine samas kollektiivis trompetimängija. Mul tuleb iseenda tahtmisest, aga kõige alguses mu ema küll tahtis, et ma mängiks pille. Näiteks kõige esimene pill, mis mu ema tahtis, et ma mängiks, oleks kitarr. Mina lihtsalt pärast natuke aega, minu jaoks see kitarr oli jumala igav, nii et see kitarriõpetaja ütles, et ma ei pea olema tunnis ja ma lihtsalt jätsin vahele tunde ja see õpetaja täiesti sobis. Ega mind otseselt ei sunnitud küll, et meil oli ikkagi pigem see, et kui ma haige näiteks olin ja kooli ei jõudnud minna, siis ma nutsin ja ütlesin emale, et ma muusikakooli tahan ikka minna, ma pean muusikakooli ikka minema, et mulle tegelikult on see kogu aeg väga-väga meeldinud ja muusikaõpetajaks olen ma tahtnud ka ammusest ajast saada, et ma mäletan, me olime esimeses klassis muusikakoolis, kui me mängisime sõbrannaga muusikakooli, enne kui me bussi peale läksime, et kordamööda üks oli õpetaja ja teine oli õpilane. Meie orkester on selles mõttes väga eriline, et meie kõige noorem mängija on, ma arvan, et on juba 9 ja kõige vanem on 75. Ehk siis näiteks lapselaps ja vanaisa mängivad ühes orkestris, aga põhimõtteliselt on meil ikkagi nagu kooliorkester, Kohila kunstide kooli puhkpilliorkester ja on trompetid, flöödid, et väga palju, meil ei ole näiteks klarneteid ja saksofone, et me oleme nagu rohkem vaskpilli koos, siis pluss flöödid, kuna ma ise olen ka flöödiõpetaja. Olete te väga musikaalne perekond, et kõik on talendid? Talendid me ei ole, me oleme tavaline perekond, laulame kooris abikaasaga ja nii, muusikakoolis me ei ole käinud, aga lapsed on enam-vähem kõik muusikakoolis käinud ja lapselapsed nüüd rääkimata. Tänapäeval on hea see, kui saab muusikakoolis käia, saab õieti selgeks selle pilli. Ja kuidas see siis läks nüüd niimoodi, et poiss ei lõpetanud jalgpallitrennis või judos, vaid vanaisaga koos pilli mängimas? Ma teadis mõtlesin, et tahaks mängida mingit pilli ja siis ise emme pakkusid, et ma mängiksin trompetit. Kui orkestris koos käite, siis kas vanaisaga tulete, lähete, istute kogu aeg kõrvuti
Nad on ühel pool orkestrit ja ma olen teisel pool, aga kui me harjutame, siis ta on põhimõtteliselt mu taga. Aga siis vist väga lollitada ka ei saa, on ju? Ei, no me eriti ei lollita. Et hea muusika ühesõnaga. Meil on nii head dirigendid, et kord on majas, see mulle meeldib, et lollitamiseks seal aega ei ole. Mina olen tegelikult 5-aastane dirigent, selles mõttes, et sama vana kui on meie kooliorkester ja minu väga hea kolleeg Aigar Kostabi, legendaarne puhkpilliõpetaja, keda ma pean enda õpetajaks ka, lihtsalt tegelikult lükkas mind sinna pulti ja ütles, et hakka nüüd tegema, et minul on liiga palju asju, mina ei jõua, et võta nüüd see lugu ja tee ära ja nii ta tuli ja tegelikult on tore. See käib eestlastega ja Eestimaaga kokku ja see on asi, mida me peame hoidma, aga me ei saa võtta seda iseenesest mõistetavalt, sest et tegelikult kõik need kollektiivid, laulukoorid, tantsurühmad, puhkpilliorkestrid, me peame nendega tööd tegema, me peame neid dirigente hoidma, me peame neid väärtustama ja see laulupidu ei ole ju iseenesest nähtus, see on protsess. Ja need tulevadki kõik üle Eesti väikestes kohtades, see on oluline, et kõik nad saavad tulla. Tallinn, Tartu on muidugi suured kollektiivid, palju juhendajaid, aga see, et tullakse ka Valgamaalt, Võrumaalt, Pärnumaalt, Järvamaalt, igalt poolt, väikestest kohtadest ka, võt seda me peame hoidma, see on oluline. Ja minu eest üldse see kooliorkestri tähtsus on väga suur selle puhkpillimuusika püsimisel üldse. Sest siit nad ju, kui nad käivad kooliorkestris, siis nad juba hakkavadki, siis on tõenäosus, et nad lähevad ühel hetkel ka kuskile kogukonnaorkestrisse, puhkpilliorkestrisse. Võib-olla mõni neist läheb ka kutseliseks muusikuks, eks ju. Et minu meelest see on väga-väga oluline, et neid juba varakult panna orkestrisse. Et meil on tõesti nii, et nad on ikka väga väikesed, kui nad juba orkestrisse tulevad ja teevad igasuguseid huvitavaid hääli seal alguses, aga kuidagi saavad ruttu aru sellest, et ei pea teistest kõvemini mängima ja kuidagi tõesti see õhkkond on nagu mõnus.